Ma olen tagasi. Tere hommikust kõigile! Mina olen Tallinna Ülikooli õiguspsühholoogia dotsent Kristjan Kask ja kutsun teid kuulama käitumis- ja neuroteaduste tippkeskuse järgmist teadusseminari. Teadusseminaride sari toimub igal teisel kolmapäeva hommikul kuni semestri lõpuni. Seminarid on jälgitavad nii Zoomi kui Facebooki vahendusel ning seminare on võimalik 2 nädala jooksul peale nende toimumist ka järgi vaadata. Tänases seminaris räägib meile Tartu Ülikooli Psühholoogia Instituudi teadur ja McGilli Ülikooli meditsiini- ja terviseteaduste valdkonna külalisprofessor Uku Vainik teemal geneetika võimalused sotsiaalteadustes. Uku püüab geneetika abil selgust saada selles, kas käitumine põhjustab tervist või tervis käitumist. Ja selle teada saamiseks juhib praegu geenivaramus kõikide geenidoonorite isiksuse ja kognitiivsete võimete mõõtmist. Peale ettekande lõppu on Ukul ka 10 minutit, et vastata mõningatele kuulajate küsimustele, aga niipea kui teil küsimusi tekib, palun kirjutage need Zoomi või Facebooki vastavasse jutuaknasse. Aga nüüd annangi edasi sõna Ukule. Aitäh, et olid nõus täna tulema ja meile sellest huvitavast teemast rääkima. Jah, aitäh. Ma loodan, et ma siis hoian teema huvitava, nagu sa välja lubasid. Ja aitäh see toreda sissejuhatuse eest. Sa nüüd ütlesid väga ilusti see kulminatsiooni ära, et me plaanime nüüd mõõta geenivaramus kõigil inimestel isiksust, et kui te geenidoonor, siis kindlasti täitke küsimustikke, mis see aasta tuleb. Aga ma arvan, et see ettekanne on väga hea sihukese tee ette, et miks sihukest asja üldse ette võtta. Mind te võib-olla teate kui söömiskäitumise uurijana, aga see ettekande siis mõnes pooles kasutab ülekaalu näiteid. Aga kui teid ülekaalu või söömiskäitumine üldse ei huvita, siis te võite mõttes asendada selle ülekaalu mõne teise sotsiaalteaduste fenotüübiga ja siis need töötavad põhimõtteliselt sama hästi. Ma räägin, kus me oleme, siis, et miks meil geneetika niimoodi peale tuleb, ülegenoomsetest uuringutest tutvustan korra, kuidas sealt edasi saab minna geneetiliste korrelatsioonide, polügeenside skooride ja põhjuslikkuse omistamiseni. Ja siis, sotsiaalteaduste geneetika maailma lülitamine käib läbi selle geenivaramu uuringu. Et mina olen siis uurinud ülekaalu ülesöömist ja see on selge käitumuslik komponent. Ja idee, et vaadata, kuidas siis käitumuslikult erinevad inimesed, kellel on ülekaal ja kellel ei ole, on juba väga vana. Et aastal 1995 Friedman ja Brownell tegid Psych Bulletinis ülevaate hetke seisust. Leidsid, et on hästi palju esimese generatsiooni pilootuuringuid, et on vaadatud ühte tunnust, võrreldud inimesi, kellel on ülekaal, kellel ei ole, tehtud lihtne ANOVA, et puuduvad selged tulemused ja tundub, et ülekaalul ja käitumisel või patoloogial ei olegi seoseid. Nad ütlesid, et me vajame nüüd teise põlvkonna uuringuid. Mis on teise põlvkonna uuring? Et me võtame suured valimid ja vaatame siis inimesi, kes on ülekaalus ja võtame seal palju tunnuseid, teeme mitme tunnusega regressioonimudeleid, leiame hunniku tunnuseid ja äkki siis me suudame ette ennustada, et kellel on risk üle süüa. Ja siis see kõik laob vundamenti kolmanda põlvkonna uuringutele, kus siis saaks teada nagu põhjuste tagajärge ja nemad pakkusid välja siis läbi longitud uuringute, kus me mõõdame mitut asja mitu korda ja teeme struktuurvõrrandeid ja saame teada põhjuse ja tagajärge. Et see visioon on nüüd 25 aastat vana ja tänu siin Liverpooli koostöötajale või sõbrale Eric Robinsonile minna kaasatud niisugusesse vihmavarju metaanalüüsi, kus me võtsime kokku 25 metaanalüüsi tulemused, mis me saatsime samasse ajakirja vastuseks, aga meile öeldi, kõik on väga kena, aga me juba ajakirjas ruumi.
Nii ma saatsin sellest siis lõpuks teise ajakirja, kus tuli ühe lausene retsensioon vastu ja see läks niimoodi juhti läbi. Ja siin on näha, et näiteks on väga paljud psühholoogia valdkonnad nagu kognitiivsed võimed, vaimne tervis ja psühhosotsiaalsed tunnused, mis kõik siis on näha, et seostuvad ülekaaluga. Ja mõned rohkem ja mõned vähem. Need on terve hunnik. Et ütleks nüüd nii, et selle 95. aasta artikli järgi on nüüd see teine etapp ka läbitud ja me peaks minema kolmandasse etappi. Et hakkame aru saama põhjusest ja tagajärjest. Aga kuidas me siis teeme, kui meil on siin terve hunnik? Siin on 25 metaanalüüsi ja siis peaaegu kõik, ütleme 20 efekti, mis kõik nagu tunduvad ja on kuidagi ülekaaluga seotud. Et kuidas me saame teada põhjust ja tagajärge? Et me peaks hakkame kõiki manipuleerima. Või hakkame tegema longituduuringuid. Et longituduuringu suur probleem on see, et inimesed ei ole see longituduuringus randomiseeritud. Et inimestel tuleb juhuslikult kõrge ärevus ja näiteks siis ka kõrgem ülekaal, vaid nad kipuvad nagu käest käima. Et me ei saa seal kätte eriti inimesi, kellel on madal ärevus ja kõrge ülekaal või vastupidi. Et seega oleks parem teha selliseid eksperimentaalpsühholoogilisi katseid, kus me manipuleerime ärevust, manipuleerime ülekaalu ja siis manipuleerime ka kõiki neid vaimseid häireid, kõik neid vaimseid võimeid ja siis me saamegi teada. Et see on nagu tore plaan, aga see on maard ebarealistlik. Me tahaks nagu sellist juhist teada, et kuhu me võiks üldse minema hakata, kui me hakkame oma katseid planeerima. Ehkki me üritame siin, et mind kaasati ka sellisesse juhendisse, et kui keegi teeb ülekaalu ja diabeedi uuringuid või sekkumisi, et siis pange teatud neuropsühholoogilised mõõdikud sisse. Ja ma andsin välja siin juhende, et millised neuropsühholoogilised mõõdikud võiks kõige paremad olla. Ja siin, eks ju, me ei tea üldse, kas neil on mingi roll, aga siin me loodame, et äkki need kognitiivsete võimete mõõdikud mõjutavad ülekaalu ja diabeedi ravimise tulemusi ja nad võiksid neid ennustada, vahendada või mõjutada, modereerida. Aga me ei tea üldse, kas selline asi juhtub või mitte. Et mida me siis teada tahaks? Ja me tahaks kiiresti teada kõiki võimalikke seoseid, mis on näiteks ülekaalul või näiteks sinu enda lemmikfenotüübil teiste psühholoogia nähtustega. Me tahaks teada, millal see arengu jooksul võiks välja lüüa, näiteks ülekaal või teine lemmiknähtus. Mis on seoste põhjulik seos. Ja see, nagu te näete, ülekaalu puhul see võttis 25 aastat aega, et minna esimesest pilootuuringutest nagu selliste korralike uuringuteni ja nende kokkuvõteteni. See on nagu ääretult pikk aeg. Ja ma arvan, et kui me hakkaks nüüd samas tempos neid põhjuslikke asju tegema, siis läheks veel kauem aega. Aga nagu te juba võite arvata, siis mul on üks väike lahendus pakkuda. Et siin ma tulekski nüüd geneetika juurde. Et geneetika siis pakkus neid lahendusi ja alustame kaksikutest, mis kaksikud on kõige lihtsam. Enne kui geneetikat mõõta saime, olime kaksikud, kus on teada, et ühe munna kaksikud on 100% geneetiliselt sarnased ja kahe munna kaksikud on 50% sarnased. Ja nende uuringute tulemusel pandi paika 3 põhilist seadust, et tavaliselt on inimeste erinevused näiteks ülekaalus või jutukuses või ärevuses seletatavad erinevuste geneetikas. Ehk geneetika seletab inimeste vahelisi erinevusi. On võimalik leida olukordi, kus ei ole nii, aga tavaliselt nii on. Ja sageli siis geneetiline seletus variatsioonile on parem kui näiteks perekonna efekt. Aga muidugi see ei ole kõik, et alati jääb ruumi juhusele mürale, et seda on ka alati hea meeles pidada. Ja mina näiteks siis ülekaalu ja vaimsete võimete ja isiksuse ja ajustruktuuride puhul näitasin ära, et seal kõigil on üsna tugev geneetiline seos, et variatsioonist kuskil 50–75% seletab ära geneetilised erinevused. Ja ma replitseerisin tulemust ka laste peal teises ajakirjas. Ja see oli ülekaalu kontekstis, aga siis siin hiljuti tehti ära
suur metaanalüüs, ma arvan, et seal oli 500 000 kaksikut sees, kus väga erinevad valdkonnad on, kus siis see lilla näitab geneetika rolli ja roheline perekonna rolli on näha, et väga erinevates valdkondades siin erinevad haigused, aga näiteks ka neuroloogilised fenotüübid või kognitiivsed fenotüübid, et alati on geneetika roll olemas. Ja ma ei tea, miks see rakkudel seda geneetika rolli vähe on. See ei ole ka minu, õnneks ei puutu eriti ka sotsiaalteadustesse. Aga siis kaksikute järel on nüüd peale marssinud molekulaargeneetika ja põhiline põhjus, miks on see, et inimeste geneetiline sekveneerimine on läinud väga odavaks. Et 2001 siis tehti esimene genoom ära $100 miljoni eest ja siis hind on läinud kiiremini alla kui Moore'i seadus, mis on siis nende arvutiseadmete odavnemise seadus. Et praegu saab täisgenoomi ära sekveneerida kuskil praeguseks alla $1000. Ja alati meil pole vaja täisgenoomi sekveneerida, et kui me vaatame kõige olulisemaid snippe, siis seda saab teha tänapäeval €30 eest. Ja siis ma siin enne, kui ma lähen nende geneetika võimaluste juurde, annan niisuguse kiire ülevaate geeniandmete eripärast. Ja siin, kui te tekib küsimusi, siis kindlasti küsige, sellepärast, et kui teil on küsimus, siis kindlasti on ka 10 teisel kuulajal küsimus, aga nemad lihtsalt ei julge küsida. See on tänulikud, et teie küsisite. Et ma võin teha ka pausi ja siis vastata chatis tekkivatele küsimustele. Geeniandmete eripära on see, et enamik geene ei tee otseselt mingit, ei tee proteiine, mis on nagu selge mehhanism, vaid teevad midagi muud. Tõenäoliselt reguleerivad teisi 3% geene, kes reguleerivad proteiine. Ehk siis on raske teada, mida geenid täpselt teevad, on selle asja idee. Siis teine asi on see, et DNA on fikseeritud eostumise hetkel, mis on ääretult suur eelis. Et kui mõtlete kõiki ülejäänud sotsiaaleoste fenotüüpe, siis need nagu elu jooksul kõik muutuvad, inimese ärevus muutub, inimese ülekaal muutub, aga DNA on nagu paigas. Ja ta on juhuslik kombinatsioon vanemate DNA-st. Vanemate DNA on selline algne loterii pallipott, et seal on nagu selle mänguruumi kätte, aga sealt võetakse juhuslikult neid geene välja, et last kokku panna. Ja see juhuslikkus hiljem mängib rolli põhjuslikkuse analüüsil. Ja siis hea on ka teada, et ei juhuslikustata mitte üksikuid polümorfisme ehk DNA juppe, vaid nagu üksikuid snippe polümorfisme, vaid juhuslitakse terveid DNA juppe, kus on koos 100–200 polümorfismi ehk snippi. Et seda nähtust nimetatakse aheldustasakaalutuseks. Inglise keeles seda linkage disequilibrium, kuna see lühend on nii mugav LD, siis ma kasutan seda LD-d hästi palju. Ja ma jõuan selle LD juurde tagasi peal. Ja siis enamik DNA-st, nagu nägite, siis DNA sekveneerimine maksab $1000, aga enamik sellest inimeste vahel ei erine. Et selle inimeste vahel erineb ainult väike osa. Ja kui me keskendume, siis mõned neist erinevad inimeste vahel harva, teised sageli, ja kui me keskendume ainult sageli varieeruvate DNA variantide peale, siis me saamegi kasutada neid snippi ja kiipe, mis mõõdavad kuskil miljon markerit, mitte mitu miljardit. Ja seetõttu on nad nii palju odavamad. Siis jah, nagu ma ütlesin, mõned geenivariandid esinevad harva, teised sageli siis, ja siis mida harvem esineb, seda tugevama efektiga on. Et näiteks tüüpiliselt ülekaalu geenid mõjutavad võib-olla paarkümmend grammi, aga siis on teatud geenid, mida näiteks UK Biobankis, kus on 500 000 inimest, on võib-olla 10 inimesel, siis seal on näha, et kui inimesel on see polümorfism õiges asendis, siis tal on kuskil keskeltläbi 7 kilo raskem. Aga seda väga palju ei juhtu. Ja siis on ka see nüanss, et sageli on harvad geenid populatsiooni spetsiifilised, et ühes Euroopa piirkonnas on inimestel üks variant ja teistel on teine. Ja see on üks joonis selle kohta, et mida sagedamini see üks SNP alleel esineb,
seda väiksem on tema efekt. Ja neid, mis on sagedasti väikse efektiga, neid me leiame nüüd ülegenoomsete uuringutega. Ja siis teistpidi, mis on väga harvad, siis neil on väga tõsine efekt. Ja siis me näeme näiteks perekonnas on mingisugune geen sees, mis siis osadel põhjustab hädasid ja teistel põhjustab. Ja siis see, et inimeste geograafilises populatsioonis on selliseid erinevusi, mis sageli on pigem veetud harvade geenide poolt, see tekitab sellise ägeda andmeteadusliku efekti, et kui võtta näiteks siin on võetud Euroopa DNA andmed, tehtud üle andmete peakomponentide analüüs, mis siis üritab leida selliseid põhilisi telgi andmete variatiivsuses, mis on võetud siin telg 1, PC1 ja teine telg PC2. Ja siis on inimeste sinna komponentidele peale kantud, see on näha, et need inimesed nagu taas toodavad selle geograafilise paigutuse, mis tegelikult Euroopas on. Ehk siis sellest artiklis, mis oli juba 14 aastat tagasi, näidati ära, et umbes 500 kilomeetri täpsusega saab öelda, kus kohast Euroopast inimene pärit on, kui me vaatame tema DNA-d. Aga mis on nagu hästi ka tüütu selle mõttes, et kui me hakkame nüüd tegema näiteks ülegenoomseid uuringuid ja võrdleme põhja-eurooplasi ja lõuna-eurooplasi, siis on teada, et lõuna-eurooplased on näiteks lühemad kui põhja-eurooplased ja nad on ka pigem mustemate juustega kui põhja-eurooplased. Mis kui me teeme seda pikkuse ülegenoomset uuringut ja ei korrigeeri selle geograafia vastu, siis me võime saada näiteks, et pikkuse geneetiline signaalis on hästi tugevad juuksevärvi efektid sees, mis ei ole väga loogiline. Aga jah, seda geneetilist geograafiat on tehtud ka Eestis. Eesti geenivaramus vaadati siis erinevaid geenikomponente ja näha, et eestlaste genoomis on baltlasi rohkem Lõuna-Eestis ja vähem Põhja-Eestis. Slaavlasi on seevastu siin pigem ida pool ja vähem lääne pool. Soomlasi on pigem Põhja-Eestis ja vähem Lõuna-Eestis. No ja siis rootslasi on muidugi, kui üldse natuke Rootsi signaali, siis pigem Lääne-Eestis. See kõik on väga loogiline, aga me saame niimoodi sellest geneetikast selle välja lugeda. Ja siis on hea meeles pidada, nagu ma juba enne mainisin, et keerukaid omadusi nagu pikkus ja ülekaal ja skisofreenia ja ärevus ja vaimsed võimed, et seal ei ole olemas üht impulsiivsuse geeni või üht kuritegevuse geeni. Et pigem on hästi palju efekte, mis annab igaüks natukene juurde. Aga need efektid sageli on additiivsed ehk need on kokku liidetavad. Et pole väga suudetud tõestada, et oleks sellised geenide vahelisi interaktsioone, mis oleks väga tähtsad. Ja efektideks moodustavad koos kokku normaali jaotused. Kui me võtame näiteks, ma arvan, et võtaks selle Zoomi kuulajad ja kavandaks need kõik sellisele platsile ja paneks pikkuse järgi rittes, ja võiks saada umbes samasuguse pikkuse joonise. Ja selleks, et neid väikseid efekte üles leida, siis on vaja teha suuri ülegenoomseid uuringuid, mis tähendab seda, et Eesti geenivaramu üksi saab 1,2 teha, mida on päris palju, aga parem on teha nagu kõikide teiste geenivaramudega koostööd. Et see, mis on selle geneetika edasi viinud, ongi just nagu piiride ülene andmete jagamine ja koostöö. Ja kui me teeme siis geeniuuringut, siis sageli saab tulemusena niisuguse Manhattani joonise, mis on siis saanud nime sellest, et siin on niisugused tornid, geenide tornid. Ja te võite nüüd mõelda, mis tunnuse ülegenoomne uuring see on. Võib-olla te kuskil näid seda. Et kui te tunnete ära, siis andke chatis märku. Ma nii veel seletan, et tulevad niisugused tornid, mis näitavad ühte piirkonda, kus on efekt sees. Nagu enne rääkid, siis geneetikad on, need snipid omavahel LD-s
ehk nad on omavahel väga tugevalt seotud, ehk seega siis tornist võib-olla üks SNP on reaalselt põhjuslik SNP, mis põhjustab seda kahe rühma vahelist erinevust ja ülejäänud SNP-id on sellepärast kaasas, et on temaga LD-s ehk väga tugevas korrelatsioonis. Ja me ei tea, milline see siin on. Aga mõnes mõttes see näitab seda, et see SNP näiteks siin võiks olla mingid juhuslikud täpid väga ei olegi, võib-olla need on näiteks juhuslikud täpid, aga niisuguse tõsiste geneetisignaali on alati niisugune torn kaasas. Ja mis te arvate, mis tunnu see ülekenoomne uuring see võiks olla? Kas suudame niimoodi kohvi paksule peale vaadata ja kohe öelda? Ja väga tubli, et kes on lugenud, et ma Postimehes kirjutasin, et see on inimestel, kes on saanud COVID-i diagnoosi versus ei ole saanud COVID-i diagnoosi geneetiline erinevus. Ja nagu näha, siis see on pandud kokku väga mitme riikide panuse poolt ja Eesti panus on päris suur. Eestis on siis 200 000 geenidoonorit. Ja mis me siit teada saame peale seda, et meil on niisugune ilus Manhattani joonis, et COVID-i puhul loodetakse siin teha sellist bioloogilist tõlgendust. Näiteks on leitud, et võib-olla A veregrupiga inimesed on COVID-i vastu vastuvõtlikumad ja teised vähem. Aga siin teised asjad on nagu näha, et on teada, mis piirkond see on, aga niisugune bioloogiline mehhanism on teada. Ja see on, COVID on bioloogiline nagu haigus, et seal võiks olla mingisugust bioloogilist mehhanismi, aga ma ütlen ärevusele ja niisuguste asjadele, et see bioloogilist mehhanismi ma arvan, lootusetu leida ülekenoomses uuringus. Ja seetõttu ma väga sellele ikka ei pühendu. Aga mis sellega veel teha saab? Millest ma ka Postimehes kirjutasin, mis on minu arvates hästi vahva, on see, et me saame võtta teised ülekenoomsed uuringud, näiteks suitsetamise oma, ülekaalu oma ja võrrelda, et kui sarnased need profiilid siin on. Kui sarnased Manhattani linnasiuletid on. Ja nende profiilide võrdlemise nimi ongi geneetiline korrelatsioon ehk kahe tunnuse geneetiline kattuvus. Ja siin näiteks on näha hunnik geneetilisi korrelatsioone COVID-i saamise ja mittesaamise ja igast tervise ja käitumise fenotüüpide vahel. Ja näiteks on näha, et inimestel, kellel on suurem kehamassi indeks, on geneetiline kattuvus nendega inimestega, kes saavad COVID-i, mis on teada, et COVID-il on suurem risk haigestuda, kui inimestel on ülekaal, suitsetamise alustamine ja juba eelnevalt kehv tervis. Ja siis on ka käitumuslik komponent, nagu madalam haridus, madalam IQ, siis see on tagurpidi tunnus, aga see on madalam sotsiaalmajanduslik staatus. Ja see on ka teada, et inimesed, kellel on madalam elujärg, siis neil on nagu raskem COVID-ist eemal hoida, sest nad käivad töödel, kus peab palju suhtlema, ja nad elavad rohkem pead elavad koos. Aga see on ka hästi huvitav, et tekib niisugused ekstravertsuse efektid ja riskimise efektid ja pereliikmete suhtlemise efektid. Need inimesed, kes on ekstravertsed ja suhtlevad rohkem, et nemad ka siis, kas siis need käivad rohkem ennast testimas või lihtsalt nad puutuvad haigusega rohkem kokku. Ja niisuguse tõlgenduse saame teha ilma, et me COVID-i haigetel oleks midagi niisugust küsinud. See on läbi geneetiliste korrelatsioonide. Ja see on ka Postimehes uudis. Siin ma tahtsin välja tuua selle, et Postimehe disainerid elimineerisid korrelatsioonide hinnanguid, et vahel ainult usalduspiirid. Mis mõlemad on täitsa äge. Teisest küljest võtsid ära ka X-telje ühikud. Aga ma arvan, et sõnum on selge. Et neid geneetilisi korrelatsioone on leitud päris palju, et siin näiteks vaadatud igasuguste ajuhaiguste ja käitumise vahelisi geneetilisi korrelatsioone. Ja neid saab ka ise teha, et UK Biobankis on olemas selline portaal, kus saab vaadata iga suvalist tunnust, näiteks riski võtmist ja millega tal on geneetilisi korrelatsioone. Et riski võtmisel on siis hunnik geneetilisi korrelatsioone paremal välja toodud tunnustega. Ja siis veel, kui te vaatate seda näiteks niisugust geneetilise korrelatsiooni maatriksit,
Siin on näiteks hüperaktiivsus, alkohol, kanep, varaku seksitunnused, palju seksitunnused, riskivõtmine, suitsetamine. Et kõik tunduvad sellised sarnased tunnused. Ma ei tea, kui psühholoogid näevad korrelatsiooni maatriksit, siis mis nad teevad korrelatsiooni maatriksiga? See on kõiki psühholoogid õpetatakse bakas sisse, et korrelatsiooni maatriksis tuleb teha faktoranalüüsi. Ja siis psühholoogid mõtlesidki välja, et võiks geneetilise korrelatsioonidel faktoranalüüsi teha. Ja siis tehti niisugune eksternaliseeriva käitumise geneetiline faktor. Ja niimoodi sai kokku panna kõik need tunnused, eks ju, kuskil pool miljonit inimest ja nii edasi. Aga kui nad integreerisid need geneetilised korrelatsioonid kokku, nad said niisuguse eksternaliseeritud käitumise ülegenoomise uuringu, kus statistiliselt osaleb 1 miljon või 1,5 miljonit inimest. Ja tehti statistiline trikk ja leiti, eks nagu näete, siin see Manhattani joonis on hästi suur. Et on väga palju neid snippe. Et ka niisuguseid asju saab teha geneetilise korrelatsiooniga. Kas geneetiliste korrelatsiooni kohta on küsimusi, enne kui ma lähen järgmise teema juurde? Üks küsimus on siin tulnud, et kuivõrd võiks skisofreenia või muu psüühikahäire olla siis sellises piirkondlikus seoses? Piirkondlikus seoses? Et ilmselt küsija mõtleb, et mõnes piirkonnas on seda rohkem kui mõnes teises. Riikide mõttes. No jah, eks nüüd vaimsed häired on ikkagi läbi kultuurilise filtri, et kui mõni riik hoolib vähem kodanikest kui teine, siis seal võib olla skisofreeniat rohkem. Ja samamoodi minust on ära näidatud, et on teatud seos näiteks linna keskkonna ja skisofreeniaga. Et inimesed, kellel on skisofreenia, elavad pigem nagu näiteks Chicagos oli vist kesklinnas. Asi on nüüd raske öelda, mis on põhjuse tagajärg, et kas inimesed, kellel on skisofreenia, kolivad sinna, et neile meeldib see kuidagi, või siis näiteks nad ei saa elus hästi hakkama, neil on vähe raha ja siis see Chicago kesklinn on niisugune maha jäetud, tol hetkel oli, ja siis nad seal on odavame. Et raske öelda, mis on põhjuse tagajärg, aga selliseid asju on. Ja kogu see geneetika puhul see mõttes keskkond sõidab kõigest üle, kui väga vaja. Ja kui me teeme keskkonna, kus üldse alkoholi ei ole, siis alkoholi geneetika ei saa mitte midagi teha. Et see, et ma räägin geneetikast, teha seda, et ma ei tunnustaks keskkonda. Ja teine küsimus on selline, et kas te olete uurinud või teate imetamise mõju ja seoseid lapse või täiskasvanu ja ülekaalule, diabeedile? See on jälle väga põnev küsimus. Et see seos vist on, aga seal tekib niisugune ennast tootev efekt. See on üks artikkel, mida ma ei suuda leida, üks niisugune working paper või preprint, mis näitas ära, et kui näiteks tekib niisugune riiklik soovitus, et näiteks imetage või näiteks vältige rasvu, siis kui see riiklik soovitus lasta nii-öelda laiali, sellest palju lehes kirjutada, siis see info ei jõua kõigile ühtlaselt, vaid see info jõuab pigem haritud inimesteni. Ja nemad võtavad selle käitumise omaks. Ja siis mõne aasta pärast, kui sa teed uuringu, et mis on näiteks rasva tarbimise seos ülekaaluga või rinnaga toitmise seos ülekaaluga, siis sa saad selle, et see seos on olemas, see enne ei pruugi isegi olla, aga see seos on olemas sellepärast, et haritud inimesed tegelevad sellega. Ja haritud inimestel on tüüpiliselt parem tervis. Ja sa saad selle tulemuse, et seda, mida haritud inimesed teevad või ei tee, et see on seotud parema tervisega. Aga see ei pruugi olla põhjuslik, vaid lihtsalt sellepärast, et haritud inimesed teevad seda. Ja siis ta näitas seal working paperis ära, et kuidas seda dieedi soovitused on muutunud, kas siis pigem sööge rasva või pigem sööge suhkrut, siis vastavalt sellele mõni aasta hiljem on need tervise seosed muutunud. Et see imetamise puhul on kasutatakse samasugust asja, aga see on tõestamata. Et ma arvan, et kõik need toidufirmad, nad üritavad teha nii häid toitu kui võimalik ja
kes ei saa imetada, ma arvan, ei pea muretsema selle pärast, et ta annab lapsele kunsttoitu. Et kui imetage kui võimalik, eks see on ka tore, laps tahab kallistada ja midagi nätsutada. Aga kui te ei saa, siis ma arvan, et ei tasu ennast nagu süüdistada, et see toit on ka tänapäeval kindlasti päris hea. Väga põnevad küsimused, aitäh. Siis tehtakse üks ülekünoomseid Manhattani uuringuid ja neid saab siis võrrelda. See on geneetiline korrelatsioon. Aga mida siis veel teha saab? Saab teha polügeenseid skoore, PGS. Et me võtame selles Manhattani joonise ja arvutame sealt uues valimis välja igale inimesele geneetilise skoori, et mis võiks tema geneetika järgi olla tema skisofreenia tõenäosus või kõrghariduse tõenäosus või riskivõtmise tõenäosus. Ja selle ilu on see, et selles uues valimis meil pea olema näiteks haridus või riskivõtmine skisofreenia mõõdetud. Või näiteks isegi kui võtame lapsed, siis me pea neil olema, me ei saa vaadata, mis selle kõrgharidus on, sest me lapsed. Aga me juba saame teada, et neil on potentsiaal kõrgharidusel. Ja see käib niimoodi, et igal polümorfismil, SNP-il on eks ju pealeel, mis on sagedasem ja minor alleel, unustan ära, mis eesti keeles on, mis on harvem ja iga selle alleelil on oma regressiooni koefitsient, näiteks 0,2, -0,2 ja kui inimesel on üks C-alleel, siis see 0,2 korrutatakse 1 läbi. Kui tal on 2 seda minor alleeli, siis korrutatakse näiteks siin 0,1 2 läbi. Ja kui ta pole ühtegi seda minor alleeli, siis ta korrutatakse 0 läbi, et see ei lähe arvesse. Niimoodi kogu genoomi läbi kärutades saame üks polügeense skoori. Ja me suudame ennustada teatud määral inimeste fenotüüpe. Näiteks siin on näha, et mida suurem on ülgenoomne uuring, hariduse puhul on tehtud juba siin üle miljoni valimi, seda parem on ennustus. Aga see ennustus on selline, et ta kõlbab väga hästi sotsiaalteaduslikeks uuringuteks, aga selleks, et ennustada, et üks inimene nüüd ongi kõrgharidusega, teine tavaharidusega, selleks ta ikkagi ei sobi. Et te võite mõelda üks väga loogilise asja peale nagu pikkus, et pikkuse protsent on päris hea ja veel parem pikkuse indikaator on, kui vaadata lapse vanemaid. Et võiks võtta see valem on kuskil vist niimoodi, et võtta laste vanemate pikkuse keskmine, siis lapse pikkus on vanemate keskmine pluss miinus 7 sentimeetrit standardhälve. 7 sentimeetrit on päris suur hüpe. Et võite mõelda õdede vendade peale, et me kõiguvad päris palju. Ja see on pikkus, mis on väga selgelt geneetiline ja seal sotsiaalse komponenti on vähem. Et kõik need haigused ja haridused, seal see geneetiline ennustus, ta annab sellise lisaprotsendi, aga ühe inimese determinismiks ta väga ei sobi. Aga uurimusteks väga hea. Et näiteks siin on tehtud, et vaadatud, mis on laste lugemisvõimekus ja näha, et lastel, kellel on hariduse polügeense skoor, lugemisvõimekus on juba siin 7–11 aastaselt kõrgem või nende, kellel on madal haridus. Me saame valimi pealt vaadata piiluda tulevikku. Siis on näha siin, kuidas kõrgharidusega inimesed, isegi nad on madalas sotsiaalmajanduslikus klassis, siis nad siin arvutate välja eduskoor, nad saavad elus paremini hakkama ja see tulemus kehtib igas sotsiaalmajanduslikus klassis. Aga on näha, keskkonnafilter on peal, et kõige kõrgemas sotsiaalses klassis, need, kes on madala haridusliku potentsiaaliga, et nemad saavad umbes nii hästi hakkama, kui need, kes on kõige madala sotsiaalses klassis kõige kõrgem polügeense skooriga. Ja siis on teine asi, näiteks võib uurida ka haiguseid, see on asi, mis mina olen uurinud, et meil oli valim, kus meil olid tavalised lapsed, kellel on autismi diagnoositud, aga siin me uurisime nende autismi polügeense skoori korrelatsioone ajukoore paksusega. Siin tekkisid ilusad mustrid. Ja kes need mustrid võib jälle tõlgendada, aga huvitav on see, et kui sa kõrvutad neid selle mustriga, mis sa saad siis, kui sa võrdled inimesti, lapsi, kellel on autism versus ei ole autism, siis need ajukoore mustrid on sarnased. Et neil on niisugune korrelatsioon, mis näitab seda, et inimestel, kellel on autismi polügeense skoor, nende aju on natukene nende sarnane, kellel on autism diagnoositud. Ja see annab mõista niisugust
mitte taustatism, mille siuke sisse-välja lüliti, vaid on siukene continuum. Ja siis polügeensete skooridega tehakse ka juba igasugu ägedaid statistilisi trikke. Lihtsalt üks näide on siukene geneetiline keskkondlikkus või geneetiline, ma mõtlesin hästi tõlkida praegu, genetic nurture. Ehk kui me vaatame näiteks hariduse puhul, et need geenid, mis eks ju isa ja ema annavad lapsele edasi, see on selge, et need mõjutavad lapse haridust, aga siis ka need geenid, mida isa või ema ei anna edasi lapsele otse, siis need võivad kaudselt mõjutada lapse haridust. Ja hariduse puhul on ära näidatud, et vanemate need hariduse geenid, mida oma lapsele edasi ei andnud, need ikka mõjutavad lapse haridust. See näitab seda, et vanemad siis läbi keskkonna kuidagi mõjutavad oma lapse haridust. Ja seda uuritakse, kas see kehtib ka teistele omadustele. Ja see on kasutatakse jälle polügeenside skoor. Polügeenside skoor lüüakse siis isal pooleks, et need geenid, mis ta andis lapsele edasi versus need geenid, mis ta ei andnud lapsele edasi. Ja siis viimane näide polügeenside skooride puhul on siin uuriti Briti söekasvandusi ja siis laiendati polügeenside skoori tervele piirkonnale. Ja ma siin mainin UK Biobanki, kus on pool miljonit inimest sees. Ja siin arvutati igale siuksele Briti krahvkonnale välja polügeenne skoor, mis on selle rahva hariduspotentsiaal. Ja näha, et söepiirkondades on see madalam kui näiteks võib-olla Londonis, teistes linnapiirkondades, Walesis, Cardiffis. Ja siis see, kui sa vaatad üle nende krahvkondade, siis see korreleerub selle nende madala sotsiaalmajandusliku staatusega. See korreleerub siis negatiivselt tervisega ja korreleerub ka Brexiti poolt hääletamisega. Ja me saame terve piirkonnale siukse geneetilise potentsiaali ja mis põhimõtteliselt näitab sellist et inimesed kippusid sööpiirkondadest. Need, kellel oli geneetiline potentsiaal omada kõrgharidust, need kipuvad sealt ära põgenema. Jah, geneetilise analüüsil on ka kindlasti omad piirangud, mida ma natuke olen siin maininud, et need SNP-e esiteks üksikult ei võeta arvestada potentsiaalseid regulatsioonivõrgustikke, et seega need ülegeneemilise uuringud ei suuda kindlasti niipea kõiki partiivsust ära seletada. Üksik geen või SNP ei kodeeri kunagi impulsiivsust, ta kodeerib mingisugust ioonkanali läbilaskust ja see kuidagi siis mõjutab kuidagi aju ja see mõjutab kuidagi käitumist, et see on hästi pikk põhjuslik ahel. Kui ma enne rääkisin, et SNP võib olla päris efektiga LD-s, et me ei tea alati, kas see üks SNP on see põhjuslik. Jah, geograafiliste efektist me ka rääkisime. Ja võib-olla siis geograafiliste efektide kokkuvõte on see, et kõige parem test, et kas geograafilised efektid seletavad mingisugused geneetilised efekti mitte, on teha polügeenne skoori ja võrrelda sellega õe-venna või venna-venna erinevusi. Et seal on juba kõik need geograafilised ja sotsiaalmajanduslikud efektid alles võetud ja on näidatud, et need polügeenside skoorid ennustavad seda. Nii, nüüd jõuan põhjuslikkuse juurde. Kas polügeenside skooride kohta on küsimusi? Tundub, et ei ole. Okei, pärast võib ka küsida. Et need on siuksed minust juba päris ägedad tööriistad, aga siis see, mis pani mul põhiliselt silma põlema, on siis põhjuslikkus. Et kuidas me üldse saame teada, kuidas üks asi põhjustab teist. Et see on niisugune andmete tõestuspüramiid. Et alguses tekib idee, siis me vaatame mingisuguseid juhtumeid, teeme läbilõiklase uuringuid, võib-olla teeme niisuguseid tasakaalustatud uuringuid, kus on juhtum ja mitte juhtum tasakaalustatud. Siis veel parem on teha kohordi uuringuid. Kohordi uuringuid soovitas kas alguses Friedman, aga siis ikkagi selles dieedi uuringutes on näha, et on tehtud hunnik kohordi uuringuid, leitud igasuguseid vitamiinide ja ma ei tea mille potentsiaalseid efekte inimese tervisele ja see tehtud sinna need randomiseeritud kontrollitud uuringud peale ja see on efekti kõik ära võetud. Kohordi uuringud ikkagi ei ole väga hea allikas meile nende ideedeks. Ja kui me teeme need randomiseeritud uuringuid, siis lõpuks tuleb teha nendest meta-analüüsi, siis me jõuame kuldse tõeni.
Aga siis nüüd geneetika on välja mõeldud selline tehnika nagu Mendeli randomiseerimine, mis platseerub sinna nagu just randomiseeritud kontrollitud uuringu alla, aga kohordiuuringute peale. Ja kuna see on lihtne ja odav, ma ütleks, et see on selline mõnus vaheetapp, mida ära teha enne, kui oma randomiseeritud kontrollitud uuringuid planeerima hakata. Ja mis see siis teeb? Et kui te kujutate ette, et me tahaks uurida põhjuslikkust käitumises ja hea lihtne näide on alkoholi tarbimine, me tahaks teada, kas alkoholi tarbimine põhjustab suremust või kõrget vererõhku või südamehaigusi, siis peaks tegema uuringu, et siin pool Zoomist nüüd 20 aastat joob, teine pool Zoomist ei joo ja siis vaatame, mis see saab. See võtab väga kaua aega ja see on ka ebaeetiline, sest me üldiselt teame, et alkohol on kahjulik. Siin tulebki appi geneetika, siin on olemas üks polümorfism ALDH2, nii-öelda Aasia geen, mis siis takistab inimesel alkoholi kõhus lõhustamist. Ja nendel, kellel on see nii-öelda õnnetus, kes ei saa siis nemad ei saagi alkoholi tarbida, siis hakkab väga kiiresti väga halb. Ja nad eluks ajaks randomiseeritud olukorda, kus nad ei joo alkoholi. Ja siis, kui üldiselt alkoholi tarbimine ja vererõhk, kui teeme sellise kohordi uuringu, siis seal on igasugused muud segavad tegurid sees, nagu sotsiaalmalik staatus ja suitsetamine ja kõik see. Siis see geen on see manipulaator, mis manipuleerib, kas inimene joob või ei joo. Ja me saame vaadata selle geeni seost otse selle vererõhuga. Ja me saame kõik sellest muust jamast lahti. Ja kui te teate, alkohol on selles mõttes hea näide, et igast kohordi uuringud näitavad ära, et alkoholi joomine on selline jott-efektiga. Siin Hiinas uuriti 500 000 inimest ja näha, et see on väga erinevad sotsiaalmajandusliku staatuse efektid. Osad joovad väga vähe, teised joovad väga palju. Siis need rannikupiirkonda rikkamad, maapiirkonda vaesemad. Ja siis, kui teeb tüüpilise epidemioloogilise uuringu, siis on näha selline jottkurv, millest ma rääkisin. Inimesed, kes üldse ei joo, saavad rohkem südamehaiguseid kui need, kes joovad natukene. Ja siis, kui nad joovad väga palju, siis jälle läheb südamehaigust üles. Et see on vesi veskile kõigile, kes ütlevad, et natuke veini on hea, mis meil on sõnum on tore meeldiv ja seda me õhtul tuletame endale meelde. Aga kui me geneetiliselt ära korrigeerime, siis on näha, et kahjuks see jottkurv kaob ära ja see on selline lineaarne alkoholi tarbimisefekt, et mida vähem me tarbime, seda vähem juhtub südamehaiguseid. Ja siis see jottkurvi seletab ära nii-öelda tagurpidi põhjuslikkused inimesed, kellel on terviseprobleem, näiteks nad tunnevad, et on kõrge vererõhk või süda puperdab, siis nad lõpetavad alkoholi tarbimise ära, aga nad satuvad siia. Aga kes eluaeg ei joo, siis neil on palju madalam tõenäosus saada südamehaigus. Et seda meetodit on laiendatud ka polügeensete omaduste uurimiseks. Ja seal kindlasti on oluliselt rohkem eeldusi, piiranguid, millest ma ei jõua rääkida, aga siis on sinna kõvasti statistilisi nippe peale tehtud. Ja ma ütleks, et see on palju parem, kui siis teha neid kohordi uuringuid, et näiteks D-vitamiini puhul hiljuti tehti siin suur uuring, kus uuriti, kas D-vitamiin aitab depressiooni vastu 20 000 inimese peale, see maksas nagu $100 miljonit ja leiti, et efekti ei ole. Ehk siis see kohordi uuringud, mis seda efekti soovitasid, ei olnud väga kasulikud. Ja siis kõik need Mendeli randomiseerimise gurud, nagu George Davis Smith, ütlesid, et Mendeli randomiseerimine teadis juba ammu, et seda efekti ei ole. Et näete siis, tagantjärje tagutamine, aga võiks ju korra Mendeli randomiseerimise järele vaadata, enne kui siin $100 miljonit uuringusse matta. Ja näiteks mul on väga põnev teha nüüd ülekaalu ja käitumise põhjuslikkuseid, et siin tehti üks uuring, kus näete ära, et ülekaalu põhjustab eelkõige näiteks siis haridus, mitte nii väga intelligentsus, et haridus kaitseb kõrgema ülekaalu eest. Aga teistpidi meil on siin Kadri Arumäega, tema juhib ühte artiklit, kus me analüüsime, et pigem paistab, et ülekaal põhjustab isiksuse jooni. Vähemalt geneetilise põhjuslikkuse järgi tekib selline põhjuslik ahel. Haridus põhjustab kehalist indeksit, mis põhjustab isiksust. See on esialgne analüüs, aga on põnev, et me saame sellist analüüsi asja teha. Ja siis Mendeli randomiseerimisega on tehtud ka teisi põnevaid eksperimente, nagu näiteks, et haridus
põhjustab rohkem lühinägelikkust ja paremat südametervist. Ja miks haridus põhjustab lühinägelikkust on see, et inimesed, kellel on potentsiaal kõrgema haridusele, nemad kipuvad raamatut lugema, mis nad teevad seda toas, nad oli piisavalt õues, selleks, et lühinägelist vältida, peame iga päev olema paar tundi õues. Mis ta on hiljem nagu päris katsetega ära tehtud, et Taiwanis koolidele antud tund aega lisa vahetundi õues ja näha, et selles koolis on hiljem lühinägelikkuse protsent oluliselt madalam. Näiteks siis Krista Fischer ja Nele Taba näitasid ära, et kohv on südamele pigem kahjulik ja see on jälle asi, mis läheb kohordi uuringutega vastuollu. Et mis aasta tagasi oli uudis, et juba kuni 8 tassi kohvi on kasulik, seda see on kahjulik. Aga jälle see on tõenäoliselt rikkuse efekt, et inimestel, kellel on raha, nemad jaksavad kohvi osta, on nii palju juua. On siuke vaadatud, et madal sünnikaal põhjustab vaimsed häireid ja ma arvan, et nagu madala sünnikaalu manipulatsiooni me ei hakka keegi tegema. Me ütleme osadele emmedele, et suitsetage, sest tuleb madal ülekaal ja teistele ärge suitsetage. Aga me saame geneetilise eksperimendiga selle järele vaadata. Ja siis on uuritud, et kas skisofreenia põhjustab kanepi tarbimist või vastupidi ja näha, et pigem inimesed, kellel on skisofreenia potentsiaal, otsivad ka kanepi üles. Siin on pikk analüüs erinevate meetodite võrdlemises. Ja siis on ka tehtud üks esialgne isiksuse terviseanalüüs, et neurootilis ja ekstravertsus paistab põhjustama suitsetamist. Aga need katsed võiks ju veel teha. Ja ma ütleks, praegu on isiksus väga kehvasti mõõdetud ja seega meil tulebki siis geenivaramus on see aasta. Me mõõdame väga detailselt nende isiksust, kasutame seda uut ägedat küsimustikku, mida saab siin järgmise slaidi lingil ka ise proovida. Siis Kelly Lehto ja Tervise Arengu Instituut teevad seal vaimse tervise küsimustikku, mis tuleb vist veebruari lõpus ja kindlasti vastake sellele ka. Ja siis me paneme sinna sisse ka 9 vaimse võimekuse testi, mida saab telefonis täita. Ja kui kellelgi on huvi, siis ma panin need testid ka siia kirja. Ma valisin välja, et need võimalikult erinevad, ei oleks ainult intelligentsust, vaid ka mälu ja impulsiivsust ja otsuste tegemist ja reaktsiooni aega ja nii edasi. Ja siis geenivaramus on kogu see bioloogiline pool, et need mõõdavad veremarkereid. Seal on olemas haigekassa kaudu kõik tervisesündmused, et seal saab väga palju teadust teha. Et ainult küsi, et need andmed saavad olema see mõttes avalikud, et iga teadlane võib neid küsida ja neid ise analüüsida. Ja kui nüüd kõik see jutt kokku võtta, siis ma ütleks, et sotsiaalteaduste geneetika võimaldab meil väga kiiresti tõhusalt jõuda nendest korrelatsioonipõrust kaugemale. Et esiteks, kui kasutame geneetilisi korrelatsioone, võime jõuda juba sellele teisele tasemele, millest Friedman aastal 1995 unistas väga kiiresti. Et COVID-il ma seal Postimees kaardistasin ära enam-vähem, mis seal toimub. Super, ja me ei pidanud ühtegi fenotüüpi, eks ju, COVID-i haigetel mõõtma. Me saame vaadata siis arengulisi efekte, et põhimõtteliselt võiks võtta selle COVID-i polügense skoori, seda arutada välja lastele, kes pole COVID-it saanud, aga siis vaadata, kas neil juba 10-aastaselt mingisugune käitumuslik joon lööb välja või mitte. Ja siis, kui me kasutame Mendeli randomiseerimist, me saame esimesed vihjeid põhjuslike seoste kohta, mis annavad võimaluse päris eksperimente ju palju täpsemalt ette võtta, et me peame niimoodi pimedalt tulistama nagu see D-vitamiini ja depressiooni uuring. Just, mulle meeldib see nii väga, et ma kordasin selle veel eraldi üle. Et kõik huvilised on teretulnud, saab teha juhendamisi, saab teha koostööprojekte, andmeid tuleb terve hunnik see aasta. Ja lihtsalt kirjutage ja mõtleme midagi välja. Kui te huvitab jälgida sotsiaalteaduste geneetikat, siis Twitteris ma jagan põnevaid postitusi, et kui te ei kasuta Twitterit, siis ma soovitan seda teha, siis juba üldse käima ajakirjades teadust otsimus ja leiad Twitteri kaudu seda. Ja kui keegi soovib seda geenivaramu isiksuse testi teha, siis praegu meil on veel kogume andmeid, et teha lõplik otsuse, mis küsimused me sisse paneme. Ja siis geenidoonorid muidugi, kui te võite seda ka teha, tehke siis palun suvel ka isiksuse testi. Aga inimesed, kes ei ole geenidoonorid, saavad praegu siis teha neid geenivaramu isiksuse testi.
ja paneme ka tagasisidet. Et bit.ly psühhuuring. Ja siin ma arvan, kui lõpetaks, meil on täpselt aega 10 minutit küsimuste jaoks. Nii, suur tänu sulle. Mõned küsimused on ka juba tulnud. Üks selline konkreetne küsimus, et milliseid isiksuse jooni täpsemalt ülekaal siis põhjustab? See on häda, et meil on hästi väiksed valimid praegu, et me ei vaatanud konkreetse isiksuse jooni, vaid arvutasime isiksusest välja sellise isiksuse ülekaaluskoori. Nagu see geneetiliselt ma näitasin, saab teha geneetilist ülekaaluskoori, siis me tegime sellise isiksuse ülekaaluskoori ja näitasime ära, et ülekaalu geneetiline skoor põhjustab isiksuse ülekaaluskoori. Me kasutasime seda kaksikute andmeid, mis kasutas hoopis teist põhimõtet ja näitas sama tulemust. Et põhimõtteliselt kõik need sellised seosed, mis seal esimesel või teisel või kolmandal slaidil olid, need korrelatsioonid, need paistavad olema ülekaalu poolt põhjustatud. Aga mis konkreetselt, seda me ei tea, sest meil andmeid on vähe. Et me tegime sellise hästi üldise, aga no tüüpiliselt on ärevusega seotud ja madala meelekindlusega ja natuke madalama sotsiaalsusega, natuke madalama ekstravertusega. Ehk ma arvan, et see seletus võib olla see, et inimestel, kellel on ülekaal, et see esiteks nad saavad juba ühiskonnalt negatiivselt tagasisidet ja see põhjustab neil näiteks ärevust või oma kehakaaluga toimetulemine põhjustab ärevust. Ja teiseks on üks küsimus näiteks, mis seal on selles skooris sees, et kui ma lähen reisima, ma planeerin oma reise ette, mis on meelekindluse küsimus, aga kui mõelda inimeste peale, kellel on ülekaal, siis nad sageli peavadki oma reise ette planeerima. Et kui on suur ülekaal, siis peavad planeerima, kas ma ostan 1 või 2 lennupiletit. Et ma arvan jah, et ülekaal paneb meil sellised piirangud ette, mis me teeme oma elus ja siis seetõttu see põhjustab ka vastuseid isiksuse küsimustele. Tagantjärele loogiline, eks ju. Psühholoogid, mina kui psühholoog lootsin, et tuleb vastupidi, et me vaatame, et aha, isiksuse jooned põhjustavad ülekaalu, aga näed, tuli teistpidi. Nii, siis on veel selline väga konkreetne küsimus, et mis asi on söögipulgageen? Jah, ma libisesin sellest üle, ma kartsin, et ma ei jõua. See on jälle sellise geograafia efekt, et näiteks nägid, kui mäletad see Euroopa kaardi, siis samamoodi inimesed, kes on Aasias ja Euroopas, siis nemad erinevad. No, nad erinevad juba morfoloogiliselt, näiteks oma nahavärvi ja juuksevärvi poolest ja silmakuju poolest. Ja siis, kui me teeme näiteks ülegenoomse uuringu söögipulkade kasutamise kohta Euroopa versus Aasia, siis me saame, et see geneetiline signaal on väga tugev. Aga kui me hakkame neid geene vaatama, siis need kõik reguleerivad näiteks silmakuju ja juuksevärvi ja nahavärvi ja et see tõenäoliselt ei ole niimoodi, et nahavärv põhjustab seda, et me kasutame söögipulki. Et kui tehakse sellised uuringud, siis tuleb alati need geograafilised erinevused inimpopulatsioonide vahel nagu ära elimineerida. Ehk siis kõik geneetilised uuringud peavad seda kuidagi hakkama saama, alati vaadake, kas geneetiline uuring, mis te loete, tegeleb geograafiliste erinevustega. Tüüpilisel viis on selleks kasutada näiteks esimesed 10 või 20 peakomponenti. Ja kui seda söögipulga kasutamisega uurida, siis need efektid kaovad ära. Söögipulga geeni ei ole olemas. Aga see tekib, kui me ei tee oma geneetilist uuringut õigesti. Ei võta arvesse geograafiat. Ja siis on üks natuke selline pikem küsimus, et kuidas tutvustada geneetika kasutusvõimalusi või üldse geneetikamehhanisme nendele käitumise uurijatele, kes igapäevases töös on näiteks humanitaarid, aga kelle töös tuleks kasuks veidi teadlik sellest olla, isegi kui ei uuri. No, masin... Et just tihendada neid uurimissuundade omavahelist koostööd. Ma arvan, et sellised seminarid nagu siin, see on nagu, need just aitavadki. Et täpselt, et geneetika on lihtsalt tööriist ja see mõttes, et see lihtsalt, mis need huvitavad on need küsimused, mis ma siin välja loopisin. Ja geneetika on lihtsalt tööriist, mis aitab seda teada.
Ja seda kasutatakse sotsioloogias ka juba omajagu, et näiteks üks, mis pähe Ameerikas, eks ju, see rassiteema hästi tundlik, et vaadata, et millised inimesed ütlevad, et kas nad on mustast või valgest rassist või kas nad on Ameerika pärismaalased või mitte, ja siis vaadata geneetiliselt, kui suur on nendel see Aafrika või pärismaalase komponent. Et ma arvan, et tasub ligineda niimoodi, et öelda, et mina teen selle geneetika poole ära sellepärast muretse ja et räägime nendest põhjendatest küsimustest. Sest geneetikal on sellised head omadused, et ta pannakse sünnist paika, ta on juhuslik ja see võimaldab teha, võtta sellest korrelatsioonist välja rohkem. Et näidake neile seda videot. Sa enne rääkisid nendest või sellest uuringust, mis sa ka Postimehes kirjutasid, et COVID seos erinevate faktoritega, kaasa arvatud isiksus. Et mis mulle sealt silma jäi, oli see, et ühelt poolt oli seal seos selle ekstravertsusega, aga et ma mõtlen mingite sõltuvuskäitumise uuringute peale, siis avatuskogemusele on ka vahepeal selline hästi kriitiline faktor, et ma soovin erinevaid kogemusi ja siis seos sõltuvushäiretega võib viia üpris kehvade tagajärgedega. Aga et sa panid selle slaidi siin ka ette, et siinpool siis see avatuskogemusele pigem oleks nagu kaitsefaktor. Raske ütelda, sest need isiksuse ülegenoomised uuringud, et neurootilisus on hästi tehtud, sest ta UK biobankis sees. Aga ülejäänud on üsna kehvasti tehtud, et seetõttu see võib muutuda. Aga eks avatud kogemus on teatud natuke seotud haridusega, et raske ütelda. Ja geneetilised korrelatsioonid nagu vihjed, ja need ei ütle ka põhjuslikkust, et kui te otsite selles COVID-i Keevassi konsortsiumi kodulehel üles, siis nad tegid hiljuti ka Mendeli randomiseerimisega. See on näitasid, et enamik nendest tervisefaktoritest põhjustavad COVID-i saamist, aga riskivõtmine näiteks ei põhjusta. Et siin riskivõtmine võib olla näiteks mingi kovariaat mingisugusele sotsiaalmajanduslikule taustale. Isiksused kahjuks ei teinud. See Mendeli randomiseerimine, see analüüs tuli välja täpselt samal päeval kui Postimehe artikkel. Et ma ei saanud seda sinna artiklisse kaasata. Ja ma ütleks, et see on nagu vihje, et see siin kindlasti ei saa põhjuslikust lugeda, aga et see on nagu vihje, kuhu vaadata. Nii, aga tänane seminar hakkabki meil läbi saama, et aitäh sulle, Uku, hästi põneva ettekande eest ja Signere seminari tehnilise toe eest kõigile kuulajatele. 2 nädala pärast räägib meile Tallinna Ülikooli eksperimentaalpsühholoogia labori projektijuht Taavo Rein kuulmistaju uuringutes Tallinna Ülikoolis, keskendudes eelkõige digiajastu kuulmiskahjustustele ning sellele, kuidas neist pääseda. Et suur tänu kuulajatele ja kohtume 2 nädala pärast. Aitäh kutsumast!